Meil palju siia saali ei ole enam jäänud. Kas heli tuleb? Aeg on suhteliselt hiline. Ma katsun tehnilisi finesse võimalikult vähe rääkida, aga ma pean natuke oma missiooniks ka ikkagi seda, et tuleb tuua teile natuke teateid tegelikkusest. Ja mul on väga hea meel, et täna esines Jaanus, kui ma eksin nimega, kes rääkis, et energiaga meil tegelikult probleeme ei ole ja tulevik on suhteliselt hea. Aga nüüd teated tegelikkusest. Aga võib-olla veel nii palju, et Aivar Kukk on nimi, automaatikaalal ilmselt olen kuskil aastast 82 Harju Elektrist ja ehitusveriteode peal. Nii et ma olen huvitavad asju elus näinud. Aga sellest, kumba pidi ta läheb ülesse? Vaat nüüd läks viltu. Jeps, nüüd sai palju. Nii, aga alustame siis sellest negatiivsest poolest. Ma vabandan, eks ole, et see ettekanne tuleb nagu jesuiitlikul moel, et alguses räägime sellest pahast poolest ja pärast võib-olla, kui aega jääb, jõuame midagi positiivseni. Aga energiasäästust ei saa me üle ega ümber. Ja me peame tõdema seda, et energiasäästu ka automaatika abil üldse on suhteliselt väga raske rääkida, raske müüa. Ärge arvake, et see sõna müüa on nüüd, eks ole, otseselt selline, et nüüd me peame lausa käivet tegema, aga asja iva on selles, et meil on väga raske ka propageerida häid tehnilisi lahendusi, mis selle energiasäästu tagaksid. Ja see on ka Elinioni ettekandes oli enam-vähem samasugune sõnum. Kahjuks see nii on. Eks me võime seda nagu kindlustust või igatahes selles sõnumis, millega praegu energiasäästu müüakse. See puudutab ka EAS-i ja muid meie riigistruktuure, kes sellega tegelevad ja on kutsutud seda tegema. Kahjuks see negatiivne pool, et meil on kulud ja meil on kallis ja nii edasi, kõlab liiga palju. Ja siin ei aita tegelikult ka päris hästi sellele energiasäästu jutule kaasa see, et meil on olemas riigi ja Euroopa Liidu poolt väga huvitavad normid, käsukirjad. Täna oli esil ka siin ekraani peal ühe korra need uued energiatõhususe normatiivi numbrid. Nii et ka see tegelikult häid lahendusi kasutama, nii olmes kui suurematel objektidel motiveerib vähe. Aastast 2007 on meil olemas ka see euronorm 15232, tal on praegu juba aastal 12 uus versioon peal. Me võime väga palju rääkida siin, eks ole, nendest headest numbritest, mis energiasäästu on automaatika kasutamisel on võimalik saada. Need on täiesti korrektsed numbrid, need on standardis. See ei ole müügimehe jutt, see Euroopa Liit on käsulaup, peate uskuma. Aga ikkagi motivatsioon sellele, et me jõuaksime automaatikas headele lahendustele, praegu ainult selle negatiivse energiasäästu jutuga jääb väheks. Veel, mis toimub tegelikult maailmas? Võib aus olla, siis automaatikafirmad, mis automaatikas on tegevad, oskavad teha juba väga briljantseid ja väga täiuslikke lahendusi. Oskame juhtida kõike muud asja, praktiliselt me oskame juhtida kõike. Õhku, vett, niiskust, arvestada kohalolekut, panna lampe põlema vastavalt kohalolekule ja tegelikule omadusele. Me oskame isegi teha sellist asja, mille nimi on light harvesting. Me oskame liigutada kardinaid, et lasta loomulikku valgust rohkem või vähem parasjagu ruumi. Kõik see on võimalik. Aga paradoks on selles, et milleks me seda kõike teeme? Me teeme seda tegelikult lõpptarbijale, kliendile, inimesele, kasutajale, lõppkasutajale. Ja ka see operaator või selle maja haldaja, kes seda asja kasutab, ka see on inimene. Ja tegelikus elus, ehkki me oleme võib-olla teinud selle viimase vindi peal automaatika lahenduse, inimlikust faktorist
tegelikult need seadeparameetrid ja energiaefektiivsus kipuvad ujuma kehvemas suunas. No siin see 100% joon on see, eks ole, kui meil üldse mingit automaatikat ei oleks, no tegelikult, eks ole, mida suurem amortisatsioon mingi tehnilise seadmel on, eks ole, seda kehvemaks läheb ka tema energiakasutus. Aga see on päris mitme Euroopas tehtud uuringuga on selgeks tehtud, et kui meil puudub tagasiside lõpptarbijalt ja vastutajalt, siis kipuvad ikkagi ka minema need energianäitajad, mis me võib-olla alguses sellel objektil või sellel majal või millel tahes saime päris hästi ära timmitud. Muidugi see on erand meie ehituspraktikas, sellepärast et programmeerijale ja häälestajale praktiliselt aega, raha ka muidugi ei anta. Aga noh, see on nii ilus nutulaul, et selle jätame järgmiseks korraks. Ma ei hakanud ette lugema, eks ole, neid asju, mis meil siin tüüpvead, eks ole, mis tekivad reaalsel ehitusel, hoonel ekspluatatsiooni käigus. Aga lähme edasi. Kokkuvõttes on see, et automaatikasüsteemid, mis on väga täiuslikult võib-olla ehitatud, ikkagi meil puudub tagasiside. Ja tagasiside, no arvestades veel Eesti ärimudelit, kus majad on ehitatud müügiks ja renditakse neid välja, siis ega enamikel juhtudel see tagasiside lõppkasutajalt, et maja haldajani on suhteliselt raske ja pika teega jõudev. Ja standardid on olemas, tegelikult, eks ole, sunnimehhanism oleks ka olemas, aga suhteliselt kehvasti toimib. Siin on üks võib-olla näide sellest, milline on praegu Euroopas, eks ole, standardiseerimine, see on juba aastast 2012 versioon. Ja kui me räägime sellest motivatsioonist energiasäästule, muidugi kõrvalepõikena nii palju, et juba 5 aastat, igal aastal esitan ma standardiametile ettepaneku, et nad tõlgiks selle 15232 eesti keelde. Sealt on ühe korra tulnud vastus, et ei ole ressurssi, aga rohkem vastused ei ole ka tulnud. Aga no see selleks. Põhimõtteliselt rakendab seda standardit praegu ainult Riigi Kinnisvara ja selles standardis, mis on praegu läinud, mis on praegu kehtiv, on uues versioonis on üks väga huvitav asi, ta on inglise keeles üleval. Standardid on Eesti riigis suhteliselt salajased ja keelatud dokumendid, eks ole, ma ei tea, kas ma tohtisin seda üldse tõlkida, aga kui me tahame saavutada B või C klassi, tähendab, et C-klassist natukene kõrgema automaatika taseme, me peame andma selle maja kasutajale, automaatika kasutajale, kellele tahes, me peame andma võimaluse olukorra muutmiseks vastavalt tegelikult tarvitud energiale ja nii edasi, nii edasi. Noh, see oli siis see vihje jälle selle samuse energia kontrollarvudele, aga eks meil on, siin on ka praegu tegelikult selle seadusandluses on päris vahva auk. Teil on, kes te arendustegevusega teate, võib-olla on mõtet teada, eks ole, et kui majale antakse projekteerija poolt mingi A, B või C klass või D või E või noh, kui ta julgeb seda tunnistada, siis 10 aastat ei ole meil kohustust seda tegelikkusega võrrelda. Nii et palju õnne energia kasutamise juures. Ja kokkuvõttes seesama asi, millest me praegu rääkisime, no energiaefektiivsus ei ole erutav, põnev ja kahjuks ta ei ole ka perfektselt mõõdetav. Aga mis meil automaatika juures on väga suure väärtusega, on see, et kui me teeme juba hea tehnilise automaatika või muu tehnilise lahenduse, sellega käib kaasas väga palju plusse ja väga palju kaudseid efekte, mis kaaluvad igal juhul üles selle energiasäästu, mida me tegelikult oleme saavutanud. Kui me muudame näiteks mõne kaupluse või ühiskondliku hoone valgustuse LED-i peale, mis on energiasäästlik iseenesest, ja näiteks selles samas
me laseme seda teha korrektsel projekteerijal ja disaineri võtame kampa, me võime saada olukorra, kus selles poes hakatakse rohkem käima. Samamoodi võime, eks ole, kui me oleme saanud ventilatsiooni või õhuvahetuse või sisekliima mõnes kontoris saanud täiesti korda, me saavutame seal suurema tööviljakuse. Aga kahjuks need numbrid ei ole mõõdetavad. Ja kui sellele asjale peaks näiteks energy performance või energia contracting kaasuses järgnema juriidilised probleemid, siis on nendega tegelemine suhteliselt raske. Veel kord tegelikkusest. Tähendab, ühelt poolt on meil olemas lausa norm, on olemas, eks ole, suunised. Tegelikult seda ma näitasin, graafikut ma näitasin ka teile möödunud aastal. See on Eesti riigi maksumaksja kulul tehtud uuring, mis näitab, kui palju me hoolime oma kütte- ja elektrikuludest. See on hädised 50% jõuab siin, see protsent. Tegelikkus on suhteliselt kurb. Tegelikult me, elades oma korteris ja makstes selle eest ja mitte vähe praeguses palgataseme juures, energiakuludest hoolimine Eestis on suhteliselt kehva. No see on 2012. aasta suve tulemused. Ja ma oletan, et selle energia vabaturu ja kõigi nende mängureeglite rakendamise juures arvestati ka sellest, et ega me eriti ei hooli. See on reaalsus. Kes tahab internetis vaadata, siin on pärast need slaidid lähevad kõik Rakvere maja, Targa maja kodulehele üles, sealt on võimalik neid pärast kõiki võtta. Aga edasi. See, mida me teeme, see on tegelikult inimeste jaoks. Ma võtsin siin kaasa ühe ajalehe, see on, eks ole, see oli, kui ma eksi, see oli vist Päevalehel kaasas, see on energiasäästu erileht, paar nädalat vana, ja siin on kirjutatud mustvalgel, energiat ei tarbi mitte hooned, vaid inimesed. Ja miks nad tarbivad? Nad tarbivad selleks, et neil oleks hea olla, et nad saaksid midagi kasulikku teha. Ja see Mollieri graafik siin või nomogramm on siin klassika, näitab seda, et millises sisekliima olukorras meil on hea olla. Ja ilmselt me suudame siis rohkem töötada ja luua ja me saame perekonnas olla võib-olla, eks ole, paremad partnerid ja edasi. Kui see asi kirjutada tabelisse lahti, siis kallid Rakvere maja projekteerijad siin, kuna teie ventilatsioonisüsteemis ei tule õhuniisutust ja ei ole saaks sakkia tagasi. Ja ei ole olemas ka, eks ole, niiskust tagastavat rootorit ventilatsioonimasinal, siis talvel tuleb meil kuskil 30% või oleneb õhuvahetusest, õhuniiskus. Tõenäoliselt me ei saa siin eeldada, et selles ruumis hakata hoidma säästlikku 21 kraadi, pigem te hoiate 24 või 23. Nii et tegelikult kõik on omavahel seotud. Ja ei saa automaatika, mis võib olla väga täiuslik, ei saa teha ära kõike seda, mida see hevak või küte vesiventilatsioon võiks nagu kaasa aidata. Kõik see, mis maksab, mis investeeringu mõttes ajab kalliks, automaatika ka, siin on väinatud selle Siemensi viimase vindi peal, Total Room Automation põlvkond, mis oskab teha praktiliselt kõik. Vainetan nüüd, eks ole, pärast esinemist küsimust, et kus see Eestis üles pandud on. 100% mitte ühtegi objekti kahjuks Eestis ette näidata ei ole, selle Total Room Automation komponendid ja päris häid lahendusi on. Kõige lähem geograafiliselt võib-olla täislahendus on Soomes, au ja kiitus soomlastele, kes Tampere Hotel Torni on selle asja üles pannud. Nii et soovitan soojalt, kes tahab vaadata, milline see Total Room Automation on, üks öö seal ka Tamperes veeta. Ilus linn on, palju järvi ja sildusid ja muidu huvitavat. Aga tuleme tagasi selle ilusa mugavusala, mis inimese jaoks on olemas. Meil on tegelikult ju valikuvõimalused. Isegi kui meil õhuniiskus on nii ja naa, eks ole,
oleneb riietusest ja töö iseloomust ja üldse tujust, mis meil parasjagu on. Me saame siin küllalt palju tegelikult mängida. Me saame muuta valida selle, mis on meie mugavusolukord, mis on mugavustemperatuur. Ja mis meil praegu olukord on, enamik neist asjadest, mis me siin kasutame, see on jälle tingitud meie ehituse omapärast ja investeeringute kokkuhoidust. Reeglina, kuna ma töötan Siemensist, ma olin sunnitud panema siia üles, eks ole, need igast juhtimisnuppude ja termostaadi ja käiduvärgenduste Siemensi asjade pildid läbi ajaloo. Tegelikult on olemas ka ilusamaid disaine. Ega nendega on suhteliselt raske lõppkasutajale selgeks teha, mis ja kuidas ja mis on tema tegelikult mängumaad, mida ta saab, eks ole, tegelikult energiasäästu ja oma mugavusi tagades saab kasutada. Siin ei ole küsimus isegi selles, et mis tasemel on meil see ruumiautomaatika on tehtud. Kas ta on A-klassis, mis ta integreerib kõike, eks ole, nagu see Total Room Automation. Selle pildi peal on küll Siemensi eelmise põlvkonna A-klassi lahendus, mis ka küll, eks ole, valgust Dali protokolli põhjal ja ütleme, väiksemate ruumide või tsoonide baasil on avatud konneksi peal. Automaatika ei päästa, sest kui see nupp ja see know-how, mis on lõppkasutajal käes, reeglina kipub ikkagi asi olema selline, et ei ole huvi. Ma ei hakka kõiki neid asju ette lugema, aga tuleb arvestada seda, et meie teadlikkus on ikkagi sellest kliimaasjadest, energiasäästust on väike ja motivatsioon, nagu te nägite ka statistika poole pealt, on suhteliselt lahja. Äkki jõuaks nüüd positiivse poole peale. Positiivne pool on see, et tuleb teha kasvatustööd, tuleb informeerida ja tuleb asi teha, soome keeles on hea väljend kiva. See on põnev või ahvatlev või ükskõik, kuidas me seda tõlgime. Ja tegelikult me oleme head inimesed, me tahame energiat kokku hoida, me tahame hästi töötada, kõik on jumala tõsi. Aga kuna meil ei ole reeglina aega tegeleda selle automaatika kõigi finessidega, siis Siemensi poolt oli järeldus selline, et me peaksime püüda teha lõppkasutaja jaoks selle automaatika inimene-masin väljundi interface'i selliselt, et ta oleks atraktiivne ja ta oleks hästi lihtsalt kasutatav. No antud juhul, eks ole, lahendus lõppes sellega, et näiteks ruumikontrolleri interface on 2 lambiga, mis näitab, kas me oleme energiasäästu alas või mitte. Ja kui meil on selline ühene indikatsioon olemas automaatikas, siis ka elu näitab, et seda kasutatakse. See, et meist ei ole, keegi ei taha olla, eks ole, paha ja energiaraiskaja, see asi võetakse arvesse, seda asja tehakse. Ja kui me oleme ette andnud, eks ole, teatavad režiimid selle kohta, eks ole, milline on optimaalne, mäletate seda sinist või rohelist, eks ole, hea sisekliimaga ala, siis seda ka kasutatakse. Ja kasutatakse vaatamata sellele, et võib-olla statistika räägib meile siin sellest, et me ei hooli, tegelikult see asi toimib. Aga ta toimib tänu sellele, et me oleme selle asja teinud lihtsaks. Väike ekskurss, no nagu Andres Jaadla tegi ekskursi selle maja ajaloosse, kus Rakvere tark maja saab asuma. Eestis automaatikas me oleme väga ilusasti jõudnud päris täiuslike variantideni. Selge see, et see eeldab programmeerimise ajaressurssi, see eeldab, et see protsesside tundmist, see eeldab, et on selle kütteventilatsiooni poolt eriti on korralikud seadmed pandud maja keskfunktsioone täitma. Aga me oskame praegu lausa ette ennustada seda, milline peaks olema ventilatsioon selles ruumis. Need programmid, need algoritmid on täiesti olemas, on kasutatavad. Antaks meile ainult aega ja need töötunnid ka kinni maksaks, eks ole, et me saaksime kaardistada lõppkliendi tegelikud vajadused.
aga kogu areng kuni siin kuskil 2000, selle sajandi, eks ole, algusaastateni on toimunud selles suunas, et me oleme tegelenud selle tehnika poolega. Ja tehnika pool on olnud, eks ole, suhteliselt raske. See, mis praegu rääkis Neeme Takis, mulle väga meeldib, see on kõige avatum platvorm, mis üldse vist saab olla kontrollerite juures. Igatahes praegu on hooneautomaatika, ehitusautomaatika on jõudnud sellesse olukorda, kus enam, eks ole, protsessorite või kontrollerite võimed enam ei piira. Me oleme jõudnud praktiliselt selle inimfaktorini, et kui me vähegi oskame selle algoritmi välja mõelda energiasäästuks või mugavusteks, me saame selle asja sisse kirjutada, ära katsetada ja see asi töötab. Põhimõtteliselt on praegu alanud see aeg, kus enam tehnika ei ole enam määrav. Määrab see, milline on meie, ütleme, vaimne pagas ja kuidas me suudame oma klientide või, eks ole, tehniliste süsteemide võimalused ja võimsid ära kasutada. Ja järjest rohkem hakkab praegu mängima just nimelt see kasutaja poole intelligentsus, tema teadmised, tema kasvatamine. No ei ole mingi saladus, et Eestis jääb inimesi vähemaks ja kahjuks jääb vähemaks ka neid inimesi, kes on tehnikast huvitatud ja kes seda teemat võiksid väga hästi vallata. Midagi teha, ka selles asjas on meil täpselt samasugune probleem, me peame suutma ka selle tehnika võimalused anda meie reaalsetele kasutajatele, keda ei ole sugugi palju, kes oleks kompetentsed ja motiveeritud ja maja haldamisest energiasäästu võtmes huvitatud, me peame ka neile tegema selle süsteemi käepäraseks ja hästi kasutatavaks. Mis on olemas? Ja mida on Siemens nüüd aastate jooksul katsetanud ja milleni ta on jõudnud? Me oleme jõudnud selliseni, et üks pool oli siis see tarbija pool, Total Room Automation, kus me suudame välja viia ka lõppkasutajale suhteliselt lihtsad funktsionaalsused selleks, et ta teaks, kas ta on energiasäästurežiimis või ta ei ole seda. Nii, ja me oleme suutnud välja sama funktsionaalsuse viia välja ka maja haldaja, maja kasutaja või omaniku või kellele on parasjagu antud, eks ole, võimalus selle maja töörežiimi ja kõiki parameetreid jälgida, muuta. Teha. Need lahendused on olemas. On olemas täiesti selged indikatiivid, eks ole, mis tulevad lausa näiteks nutitelefoni välja, kus need asjad toimivad. Me saame, eks ole, tagasiside. Me saame näiteks tagasiside sellises võtmes, et kui mingis hoone osas neid punaseid linnukesi või punaseid märke on liiga palju, ja statistika näitab, et neid on millegipärast stsenaariumid kipuvad korduma, me ei saa aru, millega on tegemist, siis on võib-olla see hetk, kus majahaldur, kes võib-olla ventilatsiooni ja muud EVAC-i süvaprobleeme ei jaga, kutsub välja kellegi, kes analüüsib, miks on meil, kui ta muidugi ise seda ei avasta, näiteks selles korruses või selles osas on probleemid. Mis selles tagasiside poolest veel, ütleme, suurele vennale või maja haldajale on hea, me saame seda programmiliselt teha kavalasti, et need punased lehekesed ja asjad tulevad ikkagi välja ka mitte ainult tehniliselt väga hästi haritud seltsimehele, vaid tuleb ka selle maja võib-olla haldajana. Ega riigi kinnisvaral on ka tegelikult, kellel on päris korralik dispetšersüsteem, on probleem selles, et ega nad ei suuda hästi jälgida seda, eks ole, mis on valesti läinud ja mis on režiimist väljas. No, me oleme nõus appi tulema, see süsteem toimib. Nii, aeg on läbi, kannatage veel paar minutit. Need funktsioonid, mis on praegu valitud indikatsiooniks tarbija tasemel,
on ka suhteliselt lihtsad, kas valgus on, eks ole, vale intensiivsuse peale keeratud, kas meil on käsijuhtimise peale mingid asjad viidud. Ma usun, et see nimekiri pikeneb, aga põhifunktsioone me igal juhul praegu juba täidame. Ja ma mõtlesin, kas ma näitan seda slaidi täna või ei näita, aga täna on fantastiline võimalus siin asja võib-olla ka paluda Tallinna Tehnikaülikooli Rakvere Virumaa kolledži esindajal näidata. Selline asi toimib reaalajas tema mobiiltelefoni peal, nutitelefoni peal. See on reaalsus, see on kasutatud. Ja muidugi ma pean ütlema seda, et mul on väga hea meel oli seda asja täna näha. Ja kui ma vaatasin seda, siis näiteks see firma, kes selle lahenduse Kohtla-Järvele teostas, see ei ole mingisugune superhüpefirma, see on Viljandi õhumeister. Ja nad said selle asjaga suurepäraselt hakkama, neid hästi hakkama saavaid firmasid on tosina jagu, neid litsentse ja programmeerimisvahendeid, mis ei maksa ka suurt midagi, 300 € ringis, kogu eluks investeering, neid on 20 ringis. Nii et selles mõttes meil asjad toimivad. Nii et see mobiiltelefoniga otselingiga seltsimees istub meil seal taga, väga sõidlikult. Võin pärast tutvustada. Aga nii, kokkuvõte. Kõik on hästi. Meil on tohutult väljakutseid. Meil on tohutult palju võimalusi. Meil on küsimus nüüd veel selles, kuidas me saame oma elanikkonda, kliente, otsustajaid, riiki suure R-tähega, kuidas me saame motiveerida neid võimalusi, mis meile on praegu automaatika poolt antud, efektiivselt ja tegelikus seadusandluses ja tegelikus elus ka ära kasutama. Nii et kõik on hästi. Meil on ees koos Rakvere targa majaga väga suur tööpõld ja me ei ole siin just mitte ilma asjata kokku tulnud. Aitäh teile!